Tere, ma käivitan stopperi 120 sekundit. Põhimõtteliselt, mis ma oskaks öelda enda kiitmiseks, ei oskagi midagi öelda, et need inimesed, kes on minuga Facebooki sõbrad, need on aru saanud, kuivõrd palju ma olen enda meelest provokatiivselt tõstatada igasuguseid debette ja vahest ära püüdanud ja praegu siin paar minutit tagasi tõgas mulle pähe, et äkki ma olen Wikileaks. Täiesti tüvi-klapi, eks ole, ja siis samas võiks selle Wikileaksi koha pealt mõelda ka nii, et austan tegelikult eelmise kaitseministri öeldud, et ikkagi spionaaži ja ühiskonna ärgitamisele, mõtlemisele, avalikustamisele pole tavahet teha. Ja noh, ma olen 45 aastat elanud ühes kohas, Madila külas, Miski vallas, et põhimõtteliselt ma arvan, et mul on mingisugune kogemus ja arvamus siiski kujunenud nagu, mis ei ole stereotüüpne maainimese arusaamiste kohta. Prevaleerib siiski väga palju ühiskondlikus mõtlemises suvitajalik lähenemine maaelule, kes tuleb inimene tornelamust ja ta tahab saada absoluutselt rahu, unustades seda, et inimene elab seal kogu oma elu ja võib-olla tema soovib sinna midagi muud ka peale lõputu vaikus. Ja põhimõtteliselt, noh, ma 25 sekundit. Siis mõtlesin üldse, et teise minuti võiks pühendada küsimustele vastamisele. 120 sekundit inimese elust on ääretult pikk aeg. Aga siiski lobisen edasi, et ma kunagi ei unusta seda, pühapäeval sai täpselt aasta, eelmise aasta 13. kuulsusrikas Kopra talu leenumist. See oli see põhiline ajend, et mis ma nägin, et tegelikult väljakujunenud stagneerunud erakond ei taha muutusi. Et taha muutusi ja selleks on vaja kedagi teist. Ja see, mis sai selleks ajendiks, see peab puhtast tiksuda seda, et kunagi unustada. Et see sisemise poliitilise kultuuri tegelikult toimimine on see, mis